Tere tulemast vaatama kuulama taaskord meie Petrolheads podcasti. Täna me jätkuvalt toome toredaid toetajaid, kelleks on Glassdrive ja Balter. Ehk siis minge vaadake, viimane aeg vaadata oma suverehvid Balteri tootevalikust. Mingi kood oli meil ka. Jaa, Petrolheads tuleb mainida. Mainige seal Petrolheads ja saate pisut soodustust ja praegusel ajal iga sent on abiks koosele. Ja uue esiklaasiga vastu suvele, nii et Glassdrive aitab edast välja ja loomulikult Rando ja Televisioni stuudio. Täpselt nii. Ja täna on meil taas kord külas Peeter Paaver, kes siis on näiteks pöidlaküüdiga rännanud Vietnamisse Eestist, peaaegu. Ja siis räägib meile ka seda, et miks Itaaliast autot ostma minnes tuleb see ikkagi Saksamaalt võtta. Nii et jääge lainele. No tere, rännumees Peeter. Tere. Et paljudele tuttav ikkagi kui ka autode tooja vahel, sest nende lugudega oled sa inimestele nii-öelda mälusse jäänud kindlasti. Aga samas oled sa teinud ka vähe veidramaid reise. Sa oled käinud Vietnamis häälega. Nagu niimoodi häälega. Jah, pöidlaküüdiga. Kuidas siuke mõte tuli? Vaatasid seda pöidlaküüdi juhendit Galacticasse ja mõtlesid, et mis see maakera siis teistmoodi on? Just. Ja just nagu, et Vietnami, mitte võib-olla alustaks kuskilt Itaaliasse või? No, Vietnam tundus nagu kõige kiirem punkt või kõige kaugem punkt, kuhu sa saad nagu Eestist mööda maismaad minna. Et eelmine nädal rääkisime kõigist nendest sukestest autodest, mis mul olnud on ja selle alguses ega mul väga palju just raha ei olnud, et pidingi siin sõitma Moskvitšiga ja 700-eurose E28 BEM-iga ja aga siis mingi hetk, kui ma magistri lõpetasin, siis mul tekkis mõte, et tahaks reisida ka, et tahaks nagu maailma ka näha. Ja siis olin magistri juba lõpetanud ja nagu midagi teha olnud ja siis käsin mälumängval ja selle, et mis on kõige pikem rongireis maailmas võimalik. Ja see vastus oli Porto Saigon, Portugalist Vietnami. Mis mul on, et just nii, aga hoopis teistmoodi. Nagu nii rongipileti jaoks raha ei ole. Aga läheks häälega, et midagi mul on. Mul oli üks auto, mis eelmine nädal vahele jäi, oli üks erkroheline Sierrari, mis mul ka see hetk oli ja müüsin selle maha, sain viimase palga ja ühel külmal novembriga hommikul astusin Valga maanteele ja hakkasin Tartust minema. Ja siis läksin seal, hääletasin läbi Euroopa, mingi hetk avastasin ka, et Balkanil saab näiteks 50 euro eest osta rongipileti, millel on 10 kasutuskorda ja need rongid, sa võid neid ükskõik mis ajal kasutada ja sõita nendega peaaegu Gruusia piirini. Vahepeal liiklesin sukserongiga, siis jälle hääletasin, siis leidsin hostelist ühed sõbrad, kellel oli camperman, hääletasime nende peale, sõitsime sellega läbi Iraani. Siis hääletasime Iraanis kolmekesi. Iraan on näiteks siuke riik, kus saab istud põhimõtteliselt maanteeservale maha kolmekesi kottidega ja ilmselt 5 minuti jooksul peatub 5 autot. Nad tahavad su viia kuhu iganes sa soovid ja ilmselt pakuvad toitu ka. Päriselt, jah? Ja. Et väga-väga külalised. Oota, sa läksid mingi seltskonnaga siis või? Üksi. Täiesti üksi. Korra täpselt, mis aastal see oli? See oli 2016 aastal, et see oligi seal just enne, kui ma tagasi tulin, siis ma ostsin selle Hainina Bemari endale. Et see jääb sinna kanti. Aga ja ma lõpuks avastasin, et ma ei saa päris ikkagi mööda maismaad minna Vietnami, et seal tulid sellised viisaprobleemid ette, näiteks Pakistani viisat sa saad võtta ainult oma koduriigist või siis meie pool Soomest. Tee peal ei saa. Et ka Iraani viisat näiteks oli väga raske kuskil Armeenias saada, et me käisime vist 6 korda saatkonnas ja lõpuks saime ainult selle tõttu, et me leidsime hostelist ühe iraanlase, kes meid seal välja aitas. Et Iraaniga saime, Pakistani ei saanud. Ja seal oli ka mingi seiklus piiri peal, jah? Iraaniga. Kui me Iraani sisenesime,
me olime kokku leppinud nende sõpradega, kes Campervaniga sõitsid, kelle me kuskilt hostelist leidsime, et saame seal Iraani piiri peal kokku. Aga meil ei olnud ühtegi kontakti, meil ei olnud internetti, meil oli vist mingi suitsupaki peale kirjutatud telefoninumber, aga see oli nagu, või äkki meili aadress. Aga see oli ka kõik. Ja siis me läksime läbi selle suhteliselt külmunud kaukuse, välis oli -17 kraadi, hääletasime sinna, ei tea, kas jõuame, lõpuks jõudsime, et oh jess, Campervan on ikka veel piiripunktis. Läksime peale ja siis meil läks see piiri ületamine vist 3 päeva. Üks päev ei olnud viisadega tegelevat inimest tööl, üks päev ei olnud selle autopaberitega tegelevat inimest tööl, üks päev oli puhkepäev. Siis me olime seal ei kellegi maal ja saime vist mingi 6 Armeenia templit edasi-tagasi passi. Et seal juba see riiki sisenemine oli siuke omaette oopera, aga üldiselt muidu oli kõik väga lahe. Nii toredad inimesed, nii kutsuv ühiskond, et Aga kas siis sul oli vaja kellega auto peal olla, et nagu piiri ületada või oleks saanud jalgsi ka? Oleks saanud jalgsi ka, sealt oleks jalgsi ka saanud. Aga miks te kõik koos tahtsite minna siis? Sest meil oli tunne, et selle Campervani peale oleks nagu tore minna selle seltskonnaga ja ilmselt, kuna meil ei olnud kontakte, meil oli tõesti suitsupaki peale kirjutatud meili aadress, siis tuli nendega kokku saada ja mõtlesime, et kui nad üle lähevad, siis me ei leiagi neid üles, et Iraan on tohutult suur ka. Et üks päev ja siis sõitsime sellega sinna suhteliselt Kesk-Iraani, kus juba hakkas lõpuks soojaks minema ja siis see Campervani omanik tahtis suusatama minna, tema sõitis tagasi, meie hakkasime seal hääletama. Ja hääletasime mingi paar päeva ja siis lõpuks ma läksin üle Hormuzi väina, mis on täna igal pool uudistes, läksin niisuguse Saaremaa praavi meenutava praamiga Dubaisse ja siis sealt sain lennukiga Indiasse. Kahjuks pidin Pakistani vahele jätma. Ja siis sain pärast seda veel Indias liikuda niisuguste 10-kordselt üle rahvastatud rongidega, kus ka piletit ei olnud. Proovisin seal ka korra vist hääletada, see ei tulnud väga välja, seal autosid just üle ei liikunud, oli suhteliselt keeruline, kuigi on tehtav, saab peal ikka, aga see lihtsalt võtab tohutult aega. Aga jah, mina olin siis nendes niisugustes vagunites, kuhu pannakse inimesed lihtsalt nii palju, kui mahub. Seisid püsti? Kõige parem oli, kui said pakiraami otsa ronida või siis ka mõnel korral istme alla ennast pressida. Istme alla? Ja istme alla, et see siia niimoodi tõmbad kõhu sisse ja siis mahud sinna napilt ära. See oli siis magamiseks? No jah, siis sai magada, sest need olid päris pikad reisid seal. Üks siuke rongireis oli 48 tundi. Mul oli 39 palavik. Ja väljas oli 38 kraadi ja siis ma mõtlesin, miks ma juba surnud ei ole. Ja sellises rongis, kus oli nagu ma sain sinna pakiraami peale üles lae alla ennast tõmmata ja sain seal kuidagi magada, aga ma ei saanud sealt väga ära minna, sest muidu oleks see koht ära võetud. Et see oli... Kuidas siis nagu vetsuskäik oli sul lahendatud või midagi? Lihtsalt higistavad kõik välja, et väga palju see ei minema. Aga see oli siis sa olid üksinda jälle seal või? Jah. Seal kuskil nagu kõhuprobleemide otsa ei sattunud, et... Mul kõhuprobleeme selle reisil ei olnud, ma jäin paar korda niisama haigeks, aga nendest õnneks või kuidagi pääsesin. Kui sa nüüd selle terve tripi tegid, palju sa kõige kauem pidid kuskil tee ääres ootama, kui sa hääletasid näiteks? Lõpuks ma sealt Indiast liikusin edasi, pidin jälle lendama, sest öeldi, et Indiast ei saa välja, kui sul ei ole tagasi lennupiletit. Et ma pidin sealt edasi Taisse lendama ja Tais ma hääletasin vist terve päeva, sain sellega 20 kilomeetrit edasi erinevate autodega ja siis jõudsin kuskile, kust ma sain tagasi vist 20 sendiga linna. Ja siis ma andsin, siin saab hääletada, see ei ole eriti otstarbekas, et siis ma sealt liikusin lennukiga Vietnami, kus ma otsustasin hoopis, ma töötasin vahepeal veel 2 nädalat Bangkokis hostelis fotograafina. Kuidagi juhtus ka siuke asi ja siis
siis sain seal teada, et Vietnamis sa saad tsikli osta. Nagu täpselt nii, nagu kunagi seal Top Gearis 2008 aastal nende see Vietnami spetsial oli. Sa ostad tsikli, mis ta kõige tähtsam, sa saad selle pärast enam-vähem sama rahaga maha müüa. Eriti kui sa tuled põhjast lõunasse, siis põhjas enamasti teevad seda vastupidi. Põhjas on odavamad ja sa saad võib-olla isegi kasumiga selle lõunas maha müüa. Aga miks sa näiteks Kambodža skippisid? Ma plaanisin läbi Laose minna, aga siis oligi see, et ma hääletasin päev otsa ja sain sellega kuskile, kus oli 20-sendine buss. Et siis ma võtsin hoopis vastu selle otsuse, et okei, ma olen siin hostelis ja teen siin 2 nädalat pilti. Et see oli niisugune natuke teistsugune lahendus, et ilmselt kui oleks väga tahtnud, oleks saanud ka selle kogu tee hääletada ja eesmärgiks võtta, minul oli eesmärk, et oleks lõbus ja saaksin võimalikult palju erinevaid kogemusi. Ja niisugune hostelis töötamine, elamine on üks omaette kogemus, mootorrattaga Vietnami läbimine, enda mootorrattaga, mitte renditud mootorrattaga. Aga muidu sa olid tsikliga sõitnud ikka selles mõttes? Ei, mitte kordagi. Ma olin ükskord, mul oli kunagi ühe sõbra garaažis. Mul on näinud, et näed, proovi ka. Ja siis ma ei olnud kunagi, ma ei teadnud, kuidas päriselt sellega sõita ja ma ronisin peale ja siis lasin siduri lahti ja see oleks lennanud, teinud selleks superkuudi ja lennanud mingi just värskelt taastatud mosse sisse. Et see oli mu ainukene kogemus. Ilmselt, kui mul seda kogemust ei oleks olnud, oleks see juhtunud samamoodi Hanoi mingi turismi tänaval. Et siis ma juba, mul juhtus natukene sarnane asi, aga ma suutsin selle ära kontrollida. Sest ma enam-vähem juba teadsin, aga mul oli 0 kogemust. 110 kuubikuline Honda Winni Hiina koopia maksis 8 miljonit. See on 2 sotti. Kus sa selle leidsid üldse? Lendasid Hanoisse ja siis võtsid Marketplace'i lahti või kuidas? Jaa, Vietnam Backpacker Motorcycle Market Group. Aga ma seal ajasin ka tänaval, lõpuks ma just saingi sealt mingi hosteli eest tänavalt mingite tüüpide käest, selle, kes olid sinna just jõudnud. Mingid vaatasid, valged tüübid ja küsiks. Ma küsin, on müüa. Ja et paar korda lagunes see ka selle tee peal laiali. Sa sõitsid siis Hanoist alla Saigooni või? Jah, 3000 kilti, midagi sükest. Selle jooksul läks 2 korda laiali. Üks kord läks ploki gaas, teine kord vist teinud klapid. Üks kord oli ikkagi nagu sädemed öösel jalga vahelt laiali. Aga remont oli vist mingi 10 euri, midagi sükest. Tundub nagu töökojas või ise tegid? Töökojas. 10 euri? Et ma ei raatsinud sellel pidureid remontida. Sest ta oli kogu aeg sükse poolpiduste piduritega ka. Ja siis ma... Siis said aru, et tegelikult oleks 10 euri maksma läinud see piduri lõpus ma lasin need korda teha, siis ma mõtlesin, et ma ei saa nagu järgmisele inimesele seda niimoodi anda. Et, mina olen harjunud, aga see on ohtlik. Ma lasin korda teha selle 4 euri. Ja see viimane 500 kilti, mis ma sellega sõitsin, oli niimoodi on päris hea. Oleks võinud kohe selle 4 euri sinna. Oleks võinud kohe selle 4 euri sinna panna. Et ma arvasin, et see on natuke kallim, aga see remondid ei maksnud seal mitte midagi. Ilmselt on jupid, ta on Hiina jupid, mis on täiesti olematu kuluga. Et ja lõpuks jõudsin kohale. Kuidas sa remondimehed leiad niimoodi? Nad ju seal ei valda ühtegi keelt peale enda oma. Kõige raskem oli see, et mina, kuna ma olin need autosid ja asju remontinud, siis ma tean, mis juhtub. Ma sain aru, et plokikaane jäänud läks või ma sain aru, et klapp läks kõveraks. Et kõige raskem oligi see, et selgeks teha, et mis see on, sest nemad hakkasid seda ise defekteerima. Et ma teadsin juba, mis häda on, aga ma ei suutnud nagu selgeks teha, et näed, see on. Et ma üritasin seda näidata, et nad on harjunud sellega, sest neid ilmselt juhtub palju. Aga niimoodi... Olid kuskil tee ääres, siis lükkasid nii kaua, kuni jõudsid lihtsalt töökojani? Jah, ükskord üks mingi suvaline tüüp tuli ja lükkas kaasa näiteks. Et põhimõtteliselt nii, töökojad olid lähedal, olid odavad. Tegelikult see suhteliselt lihtsalt. Ja lõpuks vist, kui ma arvestasin kütuse ja kõik remondid sisse, siis ma sain äkki 9 eurot kasumisse. Päriselt? Et see oli tasuta sõit selles suhtes, aga niimoodi said omal söögikordi finantseerida, jah? Et see oli siis, kuidas ma alustasin oma sükeste veidrate käikudega, et sükke pooleaastane
hääletamisega reis, tsiklitega, rongidega, kõigi asjadega, enamus ajast ma ikkagi ööbisin kuskil väljas, kuskil põõsa all ja üritasin kuidagi seda asja toimima saada, kuidas on. Et lõpuks mul vist kogu reis läks maksma äkki 2000 eurot kokku. Ja kaua sa olid? Pool aastat. Pool aastat? Poole aastaga jah, sain 2000 euroga hakkama. Mida sa sõid nagu selles mõttes, et ise kuskil lõkke peal tegid konservi soojaks või tavaliselt? Osades riikides pakuti, kutsuti sööma, osad, muidu oli üldiselt see, et ostad poest midagi, et lihtsalt kuidagi kalorit kätte saada. Mingi suitsuvõrsti alla hinnatud ja leiba ja aga kui sa läksid Aasia poole, siis nagu sellel hetkel need toidud olid seal nagu väga-väga odavad ka, et nagu seal enam selle peale väga ei pidanud muretsema. Et kaalu ei kaotanud selle 6 kuu jooksul? Ma just tahtsin küsida, et kuidas tagasi olid? Päriselt see väga palju. Wow. Mingi 15-20 kilo, päriselt ei kaotanud. Kui see vist väga suur ei olnud muidugi ennem? Suhteliselt suur, suurem kui praegu, aga siis ma olin ikkagi, nüüd ma olen uuesti juurde võtnud, aga siis sellega ikka kaotab, sest nagu sa ei saa nagu niimoodi odavalt, sul on 25-kilone seljakott kogu aeg seljas. Ja seal oli hääletades vahepeal oli Rumeenias, kus sa saad küll häälega rekkaga näiteks Budapesti ringile, aga Budapesti ringist on veel 30 kilti kesklinna. Et see, ja siis öösel kõnnid selle 25-kilose kotiga, et see energiat võttis ka. Palju sa kõndisid, enam-vähem tead või? Pole õrna aimugi, aga siis mul ei olnud telefonis mitte midagi enam-vähem. Messenger oli, Spotify'd ei olnud. Laadisin mingi vist vennaskonna laulud enne minekut peale, sest see on niisugune bänd, kellel on igast kohast mingi laul tehtud kunagi. Ja hakkasin minema, et kaamera oli kaasas, telefon Messengeriga oli kaasas. Aga mingit ohtlikke asju juhtunud, et kui sa ütledki, sul oli mingi tehnika kaasas, et mingi hirmu vahepeal või mingi... Mul on niisugune suhteliselt hea kombinatsioon heidutusest, et mul on suhteliselt suur, et nagu see on see, et kas on mõtet riskida, siis ma nägin väga vaene ka välja ja siis on nagu, sealt ei ole nagu nii mitte midagi võtta. See on niisugune hea kombo. Suur kodutu. Suur kodutu, et nagu okei, sa võid proovida sealt midagi röövida, aga nagu risk on suur ja reward on väga väike, et nagu et ei ole mõtet. Et selles suhtes väga palju oli politseiga natukene sekeldamisi, oli ka seda, et kuskil Iraanis koperdasid valele kohale, siis olid järsku automaatidega inimesed ümber, mis iganes, annad passi, näitad, saad kuidagi ära. Aga et siukseid asju oli. Oli ka näiteks seda, et Türgis magasin, oli ka väljas mingi -10 kraadi. Magasin kuskil pargis, võrkiigas. Äsku tuleb politsei ja ütleb, et siin ei tohi magada. Nojah, ma ei tea, pigem ongi midagi, et vähemalt saaks sooja. Aga nad viisid leidsid mingi sõbra kaudu mingi hotelli ja ütlesid, et et ole sa siit linnast homme kadunud. Aga õhus külm, sul olid mingisugused need magamiskott? Magamiskott oli, aga mul oli pusa ja pintsak. Nagu ma arvasin, et ma lähen nagu lõuna poole. Ma ei vaadanud topokaarti, et tegelikult vahepeal läheb 2000 meetrisse mäestikusse detsembrikuus, et seal on väga-väga külm. Meenub üks film, kus vaata see Iraani Argo, mis see Iraani see revolutsiooniaegne tegevus, et seal ka USA-s need CIA vennad arutavad, et kuidas oma saatkonna töötajad välja tuua ja ütleme, et nad on jalgrattamatkajad, nad tulevad üle piiri välja, siis keegi viskas ajalehe laua peale ja küsis, et mis sa Teheranis praegu näed siin pildi peal? Paksu lund? No võt, eks ole. Täpselt see olukord, et ma lähen lõunasse, pole hullu midagi. Aga sa seal Vietnamis koha peal siis olid kaua? Ma arvan, et ma selle sõitsin tsikliga läbi mingi 3 nädalaga. Sukast. Ja ülejäänud see poolest aastast sa põhimõtteliselt seiklesid sinna? Jah. Aga tagasi läksid juba... Tagasi läksin lennukiga, et mulle esimene mõte oli see, et ma võtan selle Trans-Siberi rongi nüüd tagasi. Aga see oli isegi sellel ajal, see oli vist 1500 eurot, et nagu väga-väga kallis. Lennuk oli nagu 4 korda odavam. Et siis oli, ma oleksin väga tahtnud seda teha, aga see lihtsalt rahaliselt ei mänginud kuidagi välja. Aga kuidas sa navigeerisid? Sa ütlesid, sul telefonis väga midagi ei olnud või ikka Google Maps oli olemas? Google Mapsi hiljem oli Maps mees, sest väga palju ei olnud internetti ja alguses mul oli füüsiline GPS kaasas, see läks Iraani piiril
jooksime mingi laada peale, mis meid peale võttis ja ma tõmbasin selle ukse vahele, lõin puruks. Et noh, see läks... Aga vana hea paberkaart? Kui mul oli GPS-i, siis ei olnud vaja. Muidu oleks paberkaart kaasas olnud. Täna suht tihti otsin endale paberkaardi. Mõtlen, et selle peale saab nagu kindel olla, et kui isegi tehnika... Ja, see on tegelikult päris lahe, nagu, et kui me oleme käinud sellistel väiksematel mingi autotrippidel kuskil, siis me olemegi vahel teinud sellised reise, kus me jätame nutitelefonid maha, mingi vana klots kaasa, paberkaart, teedeatlas ja väga äge on niimoodi ka. Et soovitan. Kui sa lähed seljakott seljas jalgsi kuskil Iraani mägedes oled ja on nagu ristmikus läheb 3D-d niimoodi, et kus kurat sa tead, kuhu sa pead pöörama või minema. Jah, selles suhtes mingites kohtades see GPS ikkagi aitas, et noh, tegelikult minu telefonis Google Maps ei töötanud hästi ja meil ei olnud internetti väga tihti. Et siis ei olnud sellest kasu, aga teistel sõpradel vist nagu midagi oli ja sai juba lahendada ja Dubais ma ostsin uue telefoni, kuhu ma sain selle offline maps me tõmmata ja siis see lahendas edaspidi enamus probleemid. Sest ma mõtlen jah, et nagu isegi kompassi ei aita sellise ristmiku peal, sest sa ei tea ju, kuidas see teed läheb, et võib-olla see keerab üldse alla. Ma ei tea, tahad minna ida poole, aga see keerab mingi hetk hoopis lõunasse ära, eks ole. Aga siis hääletad veits valesti ja siis... Sellepärast teil läkski pool aastat aega. Sul ei ole, pool aastat tegelikult oleks võinud isegi aeglasemalt, pool aastat oli suhteliselt kiirest läbi tulemine, et ma näeksin ka, minule nagu meeldib kogu aeg liikuvuses olla, aga mul palju tuttavaid, kellega ma seal kohtusin, nemad võtsid rahulikult, nemad tegid seda sarnast trippi nagu 3 aastat ikkagi, et võtavad, chillivad, on siin 3 kuud, on seal 3 kuud, et minul veel nagu Eestis muud ka teha. Aga siis oleks ka saanud niimoodi ja sellel on ka kindlasti oma kulu. Ja sul on sellest nüüd ka raamat tulemas, 10 aastat hiljem küll. Jah, et vahepeal pidi kirjutama õppima, et sellel hetkel ma nii hästi veel ei osanud. Et nüüd on kõik need seiklused, mis ma praegu rääkisin ja kõvasti veel, on raamatu kujul tulevad lindistamise ajal seda veel ei ole käes, aga ma arvan, et 20. aprillist on see rahvaraamatus Apollos igal pool saadaval. Ja mis nimeline? On väike pöidlaküüdi käsiraamat, mis siis, kui hääletaks Vietnami. Et seal on päris põhjalik kirjeldus sellest, väga palju ägedaid seiklusi ja seal on ka kogu see professionaalne pildimaterjal sellest, et see on 96 lehekülje jagu väga ägedaid pilte ka sees. No, jääme igatahes signeeritud koopiat ootama, nii et... Muidugi saadan. Kohe, kui välja tuleb, siis saadan teile ka. Just, ja kuna Peeter käib ka igal pool autoüritustel, siis minge teie ka oma selle raamatuga ja küsige siis ikkagi pühendus sisse. Jah, muidugi võib ülgult tulla. Aga selles mõttes, et sealt sai alguse sinu nii-öelda selline reisiseikluste osa, et sa oled ju toonud autosid ka paraja seikluse ja... Ma arvan, et see juhatas jah selle sisse, et oota, ma saan osta nagu kuskilt sõiduki ja sellega nagu sõita ja tulla koju ja olla isegi rahaliselt võib-olla enam-vähem mõistlikus kohas, et ma ei ole sellele pidanud tohutult peale maksma. Et siis mõni aasta hiljem, siin vahepeal seda tuli COVID ja siis see tõmbas nagu, käisime küll mingitel tripidel, aga see tõmbas nagu mõned plaanid laiali. Aga mul oli nagu siuke kindel mõte, et ma vaatasin ka, et mingi lennupiletid Rooma olid 8 eurot ja otsustasin, et lendame sinna, ostame auto, sõidame tagasi. Ühe otsa pilet Rooma, sõidame tagasi. Läksime kohe autosid vaatama. Sa lähed nagu mitmekesi kogu aeg või? Nüüd ma olen käinud mitmekesi ja see Vietnami reis oli üksinda. Aga siis mul on, iga kord on mõni sõber ikkagi kaasas olnud, kes on tahtnud. Kes tuleb su hullude ideedega. Just. Et kes on nagu sama askeetlikult valmis elama, sest meil siiamaani seda raha just üleliia palju ei ole. Aga lendasime kohale ja hakkasime Roomas autosid vaatama. See oli mingi sama päev, vist läks kogu Facebook ka maha, nii et kõik oli marketplace'is, nii et nagu ei saanud vaadata, aga me saime üsna kiiresti teada, et Itaaliasse peab maksma 700 euri mingi notari tasu eest, mis tegelikult ei ole legaalselt üldse oluline, aga nemad on veendunud, et on. Tegelikult on see Euroopa Liit samamoodi, nagu mina müüsin Nissani lihtsalt ostumingi lepinguga. Oleks saanud mulle vabalt oma autot müüa, aga nad on veendunud, et ma pean selle notaris vormistama. Isegi kui ma olen valmis selle 700 eurot maksma, siis
siis ma ei saa seda teha, sest mul ei ole Itaalia isikukoodi. Nii. Ja sa jooksedki nagu errorisse ja noh, tegelikult ega need autod, mida me vaatamas käisime, olid ka üsna kohutavad, et ega nad väga neid ei hoolda, et seal oli üks... Mis te vaatama läksite üldse sinna? Esimese otsaga vaatasime E46 Cabriot, mis kohale jõudes see oli seisnud. Sa lähed Itaaliasse, et osta E46, come on. See oli vist nii odav, et see oli nagu, see oli lähedal, et me läksime vaatama lihtsalt seda ja kokkuvõttes seda müüsid õppis lätlased. Okay. Et, aga nemad ei andnud siis selles mõttes nii-öelda euroopalike seaduste järgi seda asja ära? Ei, nemad rääkisid meile sellest, et kuidas see kord on. Ja kuna see ei olnud nende nimel, siis me hakkasime 2 korda 700 eurot maksma. Nii et 1400 eurot ja siis see oli värvitud mingi surnud kassiga enam-vähem ja täiesti kohutavas korras. Kas saba või näopoolega? Ilmselt sabaga, see on kõik kriimud, kõik asjad sees. Ja. Siis vaatasime ühte Jaguari, vana X6 90 algusest manuaalkastiga. Neid on väga-väga vähe. Väga lähe auto oli ka seisnud 3 aastat kuskil puuel. Ja noh, isegi kui oleks saanud seda osta, siis see ei läinud käima neil ja andsime alla. Siis lõpuks läksime vaatama ühte Alfa 159. Ka maksis vähe, oli üsna kole, aga mõtlesime, et vahet pole, ostame ära, sõidame koju. Oli ta vähemalt bussamootoriga? Ei olnud, mingi diisel, aga ta maksis 600 eurot. Okay. Me selleks hetkeks oli meil see, et nagu me ei saa kontakti, meil on lihtsalt, me tahame midagi. Yeah. Ja me üritasime selle vennaga vaielda igat pidi, et me saame, ostame ja siis lõpuks ta ütles meile, ja mul ema ei luba müüa. Ja läks ära. See oli niisugune 40 pereisa. Aga see Itaalias võis ka tõele vastata. Et jah, ja siis otsustasime, et meil ei ole mitte midagi teha, et siit ei ole võimalik autot osta. Me proovisime, me üritasime seal veel inimestele kirjutada. Ei saanud, täiesti lootusetu. Ja võtame üleöö bussi Münchenisse. Et Saksamaal vast ikka saab. Ja Saksamaal oli suhteliselt lihtne, jõudsime kohale. Olin rääkinud mingi ühe Mazda MX-5 omanikuga. Ja ta ütles, no okei, tulge. Ja sõitsime sealt rongiga sellisesse väiksesse linn nagu Memmingen. Tartust 3 korda väiksem linn ilmselt. Lõime käid öösel kell 12, hommikul kell 7 oli Markis. Tegime transiidid, sõitsime koju. Me sõitsime koju, me tahtsime ikkagi Itaalias sõita. Et me sõitsime tagasi Itaaliasse üle Alpide. Saime Šveitsis 200 eurot trahvi, sest meil ei olnud vinjetti. Ja Šveitsis on see niimoodi, et nii, nüüd sa tuled kohe, maksad siin tee peal ära. Kui ei ole, siis ma küsin, mis kui mul ei ole. Siis me viime suvangi. Seal on väga karm. Et jah, saime trahvi, aga üldiselt tegime tiiru läbi Itaalia, sõitsime just äkki Modenani välja ja siis keerasime tagasi. Et niimoodi see auto ostmine on nagu see oli sellest tripist võib-olla isegi kõige lahedam osa, sest siis sa nagu kohtusidki nende kohalikega. Samamoodi nagu hääletamise võlu on see, et sa kohtud nende inimestega, kellega sa muidu ei räägiks, ei kohtuks üldse, kõik on tänapäeval üldse kõik oma telefonis siis seda nii palju ei olnud, aga ikkagi see nagu, sa satud maailma, kus ei ole. Et kui sa oled kuskil väravõrgus, kuskil garaažide vahel autot ostmas, siis see on elamas nagu... Sa oled nagu autentses kohas. Ja sa oled nagu väga autentses kohas, et kuhu sa muidu ei satuks. Sa tegeled täpselt nende asjadega, mis enamikele inimestele igasugust frustratsiooni tekitab. Ilmselt küll, jah. Pead inimestega suhtlema ja siis on mingid paberijamad. See on see kõige lahedam kogemus, et siis sa oled nagu selles päris maailmas, siis... Et see on päris lõbus. Muidugi alguses jah, see, kui sulle 4 venda ütleb, et ei saa müüa, siis see tekitab frustratsiooni, aga Saksamaa on see ikkagi väga lihtne. Sest seal on, nad on oma autosid müünud igale poole aastaid. Aga see Mazda pidas vastu kõik Alpid ja asjad. Jaa, mitte ühtegi probleemi. Mazda MX-5 ta on nii kerged, nad on... kõik asi töötab nagu Jaapani auto, nad on lisaks nii kerged, nad ei kulu eriti selle pärast. Hästi lihtsad, hästi toredad. Soovitan kõigile. Kui sa ootad seda, et otsejoones kiirelt edasi liiguks, see ei ole see auto võib-olla sulle,
aga kui sa sellest üle vaatad, väga soovitan. sa vaatad ikka üle esiklaasi ka või? Ei, mina mahun, kui ma natuke niimoodi olen, siis ma mahun sinna täpselt. Ma tahtsin just küsida jah, et sa oled siuke pikemad kasvumees, et see, ma olen 191, 192, ma olen sealt täpselt piiri peal, minust pikem enam ei mahu sinna. Aga mina olen saanud 2 korda siukse 5000 kilomeetrise tripi sellega teha, nii et ma arvan, et saavad ka teised. aga on see kuidagi nagu siuke mõnus valu ka, et seal on nagu mingisugused ikkagi, millega sa pead sellise autoga arvestama, kui sa sõid, no pole esiteks pagasiruumigi. No okei, sina sellega. Meil oli 2 50-liitrist matkakotti, need mahtusid ära ja me tõime veel kuskilt Kesk-Itaalias sõbrale kitarri, näiteks elektrikitarri, see läks taga akna peale. Tõime 20 liitrit veini, me tõime 2 kasti õlut. Kuhu te panid? Sinna tagaistmete taha, sinna, kus see katus käib, et siis enam nagu katust alla lasta ei saanud. Ja. Aga siis nagu tekkis sinna see ruum. Et meil vahepeal me leidsime põllu pealt arbuusi, mis sõitis meiega kaasa ja veiniklaasid sõitsid seal taga selle aknalaua peal kaasa. Ei, ma ütlen, et 2 minekuks täiesti okei. Ulme, sellised, aga nii, aga 2 korda 5000 kilomeetrit. Esimene oli siis ilmselt see, kus te sõitsite koju, on ju? Jaa, aga ma olen neid Mazda MX-5-tasid sama meetodiga 3 tükki ostnud. Ühega ei läinud nii hästi. Üks oli uuem. Tasu uusi autosid nüüd kasvanud. Siis läheb asi jamaks. Et tollega me mõtlesime, et me käime Andorras ja Monacos. Ostime Frankfurdi külje pealt. Me tahtsime ka käia Nürburgringil sellega. Esiteks, hea soovitus ei saa. Transiitnumbriga ei lubata Nürburgringile. Et sul peab olema Eesti registris või nagu Saksa registris või kuskil peab see auto olema, et transiidiga ei lubata. Huvitav, kas mõne muu riigi transiidiga saab? Ma ei tea. Võib-olla saab niiferdada, aga ilmselt on see keeruline. Ma arvan, et see on seotud sellega need kindlustused ja kõik need. Ja see on kindlustuste teema. Seda küll jah, aga nagu seda on küll varem kuuldud, et UK-st ostetakse auto, sõidetakse Nürburgringilt läbi ja siis kas neil on transiit või neil on eelmise omaniku? Vot seda ei tea jah. Võib-olla jah, äkki UK-st saadki nagu vana omaniku numbriga tulla, et tema lihtsalt võtab selle arvelt maha ja siis edasi on suva, eks ole. Aga ühesõnaga me ei saanud ja hea on, et ei saanud, sest 800 kilti hiljem tõmbas Saale kolina sisse ja oligi kõik. Tegin esimese käigu tõmbe, mingi ringilt maha teise käigu piires viskas Saale ringi. Et need mootorid söövad õli niimoodi, et sul ei ole tegelikult suitsu taga ja neil ei ole õlikelle, neil ei ole väga head õlivarrast ka, nii et sa ei näegi. Ja sealt oli ilmselt mingi 2 liitrit õli selle 800 kildiga ära põlenud. Aga sellel hetkel sa seda ei teadnud, et need sellise... Ei, siis ma ei teadnud jah, et see on see uuema generatsiooni auto, et nendest ma ei teadnud väga midagi. Nüüd teadnud vanad kogu aeg vaikselt peale igaks juhuks. Nüüd ma oskaks seda rohkem hinnata, jah. Aga mis sa tegid siis sellega seal? Me sõitsime selle Saale kolinaga 200 kilomeetrit veel edasi, et kui sa hoiad seda õigel pöördel, siis see loksu keps jääb resonantsi ja siis ta ei kolise. Paned muusika ka valjamaks? Ei, kusjuures, kui sa hoiad nagu õiges resonantsis seda, siis see töötab nagu enam peaks. Lõpus ta kolises muidugi veel hullemini. Aga me saime 200 kilomeetrit Lyoni ära sõita ja sealt tagasi lennata ja see toodi treilaga Eestisse. Läks üks uue lausa, jah? Seda mõtet ei olnud, et paneks seal selle müüki ja üritaks ta pekkismootoriga maha müüa. See tundus nii keeruline, et ei hakanud seda jamama. Tuli Eestisse ja väga palju vist isegi raha ei kaotanud, et nad on Eestis olid selle hetkel ikkagi nii palju kallimad. Esimese Mazda müüsid ka maha mingi kasuga nagu? Jah. Nad on Saksamaal siiamaani vist ikkagi on nagu odavamad kui siin. Või need lihtsalt ei saatu võib-olla siia nii palju. Okei, Eestis ei ole jah väga müügil, ma olen veel Leedust vaadanud, seal oli seina hinnaga. Leiab rohkem. Saksamaal need on nii populaarsed, eriti seal põhjaosas, kus on mägesid rohkem. Et siis on võimalik, vähemalt oli võimalik, ilmselt praegu saab ka, aga täna, kui sa paned automaksu ka vahel, siis ilmselt kasumit sa enam sealt ei teeni, aga saad, oma reisi saad nagu kaetud võib-olla. Et jah, ükskord läks niimoodi, kolmas kord ma ostin veel vanema, see läks jälle väga kenasti seal otse Saksamaale, ka tiir läbi Alpide ja tagasi ja oli siuke väga murevaba käik.
nii et tuleb ikka neid vanemaid autosid osta. ma arvan küll, jah. ja mulle ka see Miata või MX-5 väga meeldib, nii et vot siit mõte on ju meile. Jah, on ju. Aga noh, need ei ole su ainsad reisid. Ma kindlasti midagi sa enne mainisid siin ka sellest, et sa läksid ostma üle lombi. Jaa, isegi enne seda käisime veel Hispaanias vana Range Roverit ostmas sama sõbraga. Ja jällegi, miks lihtsalt sa vaatasid sellepärast, et saaks eikluse ühendada autostuga või? See Range Rover Classic oli nagu väga džiibid ei tõmba. Ma arvan, et mul ei ole nendeks väga kasutust. Eestis üldse Eesti teedega on see, et nagu tegelikult sa saad peaaegu iga autoga igale poole sõita, kui sa ei taha päris nagu nina vette tagada. Meil on head teed tegelikult. Ja, et meil on nagu igale poole, matkaradadele igale poole läheb päris tee. Tegelikult Eestis ei ole džiipi vaja. Aga ainuke džiip, mis mind nagu natukene tõmbas, oli Range Rover Classic. Et see vana kooli Range Rover, ta on põhimõtteliselt Defender, aga ta on nagu natuke tsiviliseeritud oma kerega. Ja parema sisuga. Ja parema sisuga. Ja kui autoga sõidad, siis tuul ei paita su jalgu või midagi. Käib ikka natukene vähem. Ta on natuke tsiviliseeritud. Et see on kont ja igast asjad ja elektriaknad ja kõik siuke pull. Aga Eestis on kõik marumedad ja maru kallid. Ja ma tahtsin just siukest viimase otsa oma 300 TDI-d. Et neid ei olnud üldse võtta kuskilt. Aga välja arvatud Hispaanias. Hispaanias see on ilmselt mingi maksu tõttu on neid üks hetk nagu hästi palju sattunud. Kõik need diislid olid, viimase otsa diislid olid seal. Mis olid nad suhteliselt normaalse hinnaga. Läksime vaatama. Esimese hooga meil oli kokku lepitud ühe inimesega. Siis kui meil lennuki peal, siis tuli välja, et tal jahutussüsteem laiali ja ei saa müüa. Ja siis mul oli veel paar tükki ees, enamus olid kaugel või ei saanud või keegi ei olnud, aga üks oli selles linnas, kuhu me lendasime. Ta oli ilge tõstega, ilgete mudakatega. Aga ka öeldi, et ei saa, ülevaatust ei ole, aga tulge siia. Läksime sinna remonditöökotta ka. No kus ikka Range Roveri leiad, kui mitte remonditöökotta? Äärelinna remonditöökoda, väike mingi vana Boschi esindus. Seal taganurgast on ja ta oli seal ühe mehaaniku auto, ta oli seda 15 aastat omanud. Hispaania on omaselt kere on ideaalne, pealt on põlenud, aga siuke väga ägeda patiinaga. Ja siis, me üritasime tingida, ei saa tingida. Ostame ära. Aga meil ei ole ülevaatust. Ja me ei saa... Ja see on osaliselt firma nimel, et osa tuleb pangasse üle kanda ja siis seal oli päev otsa siukest jooksmist, et see oli reede õhtu ka ja et lähme panka, kanname selle raha üle. Ma olin vale passi ka kaasa võtnud, pangas millegi pärast küsiti passi. Siis vana pass, see läks läbi. Kindlustus, saab teha. See on järgmises kontoris, see ei käi nagu riigis. Saame tehtud. Ülevaatus. Sellel päeval oli üks streik, kus kogu ülevaatuspunktide süsteem kogu Hispaania riigis muutus. Ja ei saa. Ja siis lõpuks, teises linnas saab. Siis sõitsime 100 kilti eemal teise linna. Üritasime ära teha, ei saanud. Stange oli liiga kõrgel tagumine. Mis asja? Stange oli vist nagu ratta kõrgusest üle või mingi regulatsioon on. See oli nagu nii palju tõstetud. Ja siis ei saanud. See oli suht öösel, jõudsime tagasi. Tõmbasime oma magamiskottidega kuskile tänavale magama, sest meil hotelli jaoks ka raha ei olnud. Aga seal kuskil põõsa taga sai ikka ära veedetud ja hommikul vara käis omanik uuesti seal, ta keevitas sinna tala alla. Lihtsalt oleks see alumine latt oleks 20 senti madalamal, käis ära, tegi ära. Sõitsime sellega selle 5000 kilti Eestisse ilma ühegi suurema probleemita. Ei läinud Alpide kaudu? Läksime küll, me läksime üle Juramägede, me lõikasime üle, aga me läksime üle mägede. Ja nende mudarehvidega sõitis üllatavalt hästi ka 130 kilti tunnis kiirde peal. What? Ja üllatavalt sirgelt, üllatavalt väheste probleemidega. Et laiali lendas siis, kui ma olin seda 3 kuud Eestis omanud. Siis oli veepump ja kuivale ilmselt. Veepump on kõige tipus ja hoiatustuli on allpool. Nii et siis, kui sa näed, et mootor on kuumaks läinud, siis on see juba kadunud. Aga oli ka täitsa äge kogemus ja jällegi
kogu ülejäänud reis oli ka lõbus ja tore, me nägime palju asju, aga jällegi see ostmise kogemus oli nagu see kõige ägedam. Ja sa olid jälle see hoopis teises maailmas, kuhu sa muidu mitte kunagi ei satu. Ulme, et see müüa viitsis nagu päriselt nii palju ka nagu tavaliselt vaata, mida allapoole sinna lõuna poole lähed, siis nad on veits siuksed homme ja ei viitsi ja nii edasi, et ta viitsis seal teiega nagu no, et sa ütled, et selle tala ikkagi keevitas sinna. Seal oli ka kogu aeg oli manana homme, kõik on homme, aga me ikka käisime pinda ja sai ja noh, kogu aeg oli ei saa, no okei, võib-olla natukene saab, ei saa. Okei, ikka pidi natuke pookima. Aga lõpuks sai ja oli ka siuke. Aga kuidas see üldse siis, vaata sa just enne, kui sa hakkasid rääkima, siis sa ütlesid ka, et tegelikult nagu üldse ei kütnud need kõrged autod ei ole vaja, aga miks sa siis välja valisid? Ma ütlen, sest Range Rover oli nagu siuke, vist nagu ta nägi õige välja, ta on mulle alati nagu meeldib, et see on see ainuke Jeep, mis mulle päriselt meeldib, et seal on mõned veel, aga ega ma ausalt öeldes Eestis seda väga ei kasutanud, et üks kord, mingi 3 korda kasutasin selle päris võimekusi. Paar korda sellepärast, et olin laisk, siis ma sain lihtsalt nagu siuksest lumehangest läbi sõita sellega, ilma mitte midagi tegemata ja siis ma lohistasin maal sellega sauna paika ja tegin mingi siukseid asju. Aga kuidas selle traktor oli, nagu, seal olid nagu omad head kogemused, aga see oli nagu väga jõhker maastur. Aga kuidas sellega regamisega siin Eestis olid, kui tal olid ka tõstetud ja porirattad ja et keegi ei hakanud õiendama? Ainuke probleem oli see, et ma pidin vist tegema porikommid, et nad oleks mingi rattarummust, ei oleks kuskilt kõrgemalt see tase. Aga muu oli nagu lihtne, muidu see väga ilusti. Et üldse see, et me seda osta saime, oli niimoodi, et ta tegi, autoregistribüroo tegi meile koopia ja nad jätsid passi endale ja saatsid mulle selle pärast järgi, kui nad olid selle arvelt maha võtnud. Autopassi siis? Jah. Et nad tegid oma nimele kindlustuse, et noh, tegelikult nemad vaatasid, normaalselt vennad, nagu okei, neile saab niimoodi teha. Ilmselt igale suvalisele tüübile ei oleks võib-olla niimoodi seda lahendatud, aga nad ikkagi nagu nägid vaeva. Ilmselt nad ei viitsinud seal töökojas ka tööd teha. See oli nagu neile ka põnev. Aga jah, et ma arvan, et võib-olla päris iga tüüp, kui ei oleks ikka huvitav kogemus, siis võib-olla selle nimel ei viitsiks niimoodi jõmale. Selle said siis kasuga ära eritud ja? Ei, ma ikka remontisin ja tegin seda, et lõpuks ma arvan, et ma jäin enam-vähem nulli, väga tohutult ei kaotanud, aga ma kasutasin ka seda autot mingi aasta aega. Ma lõpuks müüsin ta sellepärast maha, et algne idee oli sellest teha matkaauto, et minna mujale maailma ka sellega just sõitma, aga siis ma avastasin, et kui sa lähed igale poole mujale maailma sõitma, siis sa pead tihti parkima ka parklates, Prisma parklas ja siis katusetelk ei toimi, sest siis sa tõmbad nagu lipu püsti, et ma olen siin. Ja sisse sinna magama ei mahtunud, sest see oli ikkagi nii lühike vana maastur. Et siis ma vahetasin selle, ma ostsin endale Volkswagen T3 Syncro ja siis sellel ei olnud enam kasutust ja siis ma müüsin selle maha. Sellega oleks hea selle Aafrika trip teha. Jah, aga ma arvan, et selle T3 Syncroga saab sama hästi. Ta ei ole nii võimekas maastikul, aga ta ei jää ka palju maha. Et see on ikkagi kõrge nelikvealine, kõik nagu päris nelikvedu, kõik asjad, aga sa saad seal sees elada. Sul on seal laud, kõik asjad, matkasisu ja see on ikkagi hoopis teine maailm. T3 saad ka tõsta natuke kõrgemale panna? No ta on tehasest juba päris kõrge. Ta on tehasest, mul on natukene suurem rehv, aga ta on sama kõrge, kui see Range Rover oli. Nii kõrge või? Ja ta on tehasest väga kõrged, lihtsalt Range Roveril on see talasild, mis lükkab eest lund, et see on eelis, aga muud nagu vahet ei ole. Aga T3-ga ka juba kuskil oled? Jah, käisime sellega Musta mere ääres nüüd, sellest on praegu, kui te ostate poest autoleht Ekstra, siis see on kohe siuke lugu on täitsa loetav. Et käisime 3 nädalat sõitsime Musta mereni ja tulime tagasi. See ikka lagunes paar korda laiali, aga... Ma just mõtlen, et kui Jarmo Nuutre käis ka ju rääkimas meile oma, või kui ta siin podcastis käis, siis ta rääkis ka, et kuidas nad bändiga ju sõitsid selle T3-ga tripist ringi ja oli ka igasuguseid seikused. Sellega vist... Kõik samad asjad. Temal läks diislitoru katki, minul läks õlitoru katki, et nagu minul jooksis mootor õlist tühjaks. Aga tulemus oli ikkagi sama, et tagaklaas oli õline või noh. Jah, minul lihtsalt oli natuke kriitilisem see, et ma seda märkaks. Aga jah,
ikka annab nagu natukene niisugust vürtsi reisile, et jällegi sai hääletada bussiga tee ääres, sai natukene kohalikega kohtada. Et selliseid võimalusi tekkis. Jah, tõsi, vaata uue autoga sul ei ole sellised, sõidad lihtsalt punktist A punkti B väga mugavalt, sul ei ole mingit lugu kaasa rääkida, et pärast tagumik oli valus tükk aega ja nii edasi. Kõik on väga ikka mugav. Käisin seal, oli tore, aga mingit lugu sellest ei tule. Midagi peab juhtuma. Meelde see ei jää, et jah. Midagi peab juhtuma, jah. Et sellepärast... Ja saavutusvajadus jääb täitmata võib-olla niimoodi. Kõige parem tunne on ikka siis, kui mingi probleem on lahendatud. Jaa, see, et nagu sa oled seal nii lootusetus olukorras ja sa saad selle korda või siis samamoodi on päev otsa jamad, et sa auto osta ja siis lõpuks sa said selle ja sa saad liikuma, see on nii hea tunne. Tõsi, seda küll, jah. Aga sa oled üritanud ju ka Ameerikast osta. Jah. Et kahe aasta... Üritanud on hea sõna. Ja just, et noh, spoiler ei saanud. Et tegelikult oleks saanud, kui oleks väga tahtnud, aga 2 aastat tagasi sattusin Ameerikasse ja siis oli sõpradega mõte, et ka, et ostame sealt auto, sõidame sellega New Yorki, paneme laeva peale. Ja oligi kindel plaan. Ma küll algselt läksin üldse sinna Keskläände, mis on ka väga äge koht, on parem seal käinud Detroitis ja kõigis nendes roostevõle linnades, et väga soovitan. Ja siis ma mõtlesin, et no otsiks autot kuivast kohast, et nagu kus on need Texas, Dallas, 10 miljoni linn, seal peab nagu valikut on ilmselt palju, kõik on heas korras või vähemalt kere poolest, et küll me midagi sealt leiame. Nendasin kohale. Täna Ameerikas on ainukene autode müügikeskkond on Facebook Marketplace. Muud ei ole. Craigslist kõik on põhimõtteliselt on välja surnud. On ainult Facebook Marketplace. Nendel ei ole mingeid neid mobile või Auto24 tüüpi? Neil on sarnaseid asju, seal on nagu uued autod, seal on nagu sellised, inimesed ostavad auto selleks, et endale autona kasutada. Ägedad asju. eBay? eBay'ga põhimõtteliselt enam ei ole, eBay Motors on autode poolest mingi hetk suri välja. Et neil on seal isegi siuke, mis autotempest, mis nagu koondab kõik portaalid kokku, aga seal väga ei ole, seal on ärid ja omad, et kui mingi äri müüb klassikalisi autosid, aga neid sa ei taha, et sa tahad ikkagi nagu omaniku käest osta, sest need on tohutult kallid. See on ilmselt sellepärast, kui vaata, ega meil on ka, et see kuulutus maksab Facebooki, sa saad ju vist tasutab. Jah, või ei ole lugemist või toimib, aga seal on jah, kõik on Facebook Marketplace. Ma üritasin nagu igalt poolt otsida ja sealt oli. Aga ma lõpuks valisin sealt päris palju autosid välja, ma arvan, 40 autot. Ma kirjutasin kõigile, ma sain vastuse äkki, ma ei mäleta, 5-10, ma arvan, võib-olla 10. Ja see oligi kõik ja siis nendelt, kõik need ka ei olnud nagu see, et tule jah, nüüd vaata. Aga mõned ikka leidsime. Huvitav, aga kas ma korra segan vahele, kas see võib olla siis sellest, et nad said aru, et ei ole kohalik, et kuskil... Võib-olla seda, võib-olla need olid müüdud, võib-olla nad ei viitsinud lihtsalt, mis iganes. Ega mujal riikides ka, ega isegi Eestis nagu kõik ei vasta alati. Aga igatahes ma sain ja läksime siis vaatama ka seal. Alguses mõtlesin, et see on siin samas 100 miili. Võib-olla isegi rohkem, et edasi-tagasi on sama nagu Hiiumaal. Et nagu tegelikult päris kaugel, aga seal on need vahemad on natukene väiksemad tunduvad või sa saad seal mööda seda interstate'i nagu suhteliselt kiirelt kimada. Neil on ju see ka, et jumala normaalne on kontserdile sõita 12 tundi. Jah, hommikune käik oli 200 kilti teise linna. Võtsime Turost mingi V6 Camaro ja mis ma ütlengi, et V6-na kõik need autod on suhteliselt mannetud. Aga läksime vaatama Pontiac Le Mans, 71 aasta. 350, ehk siis kusjuures veider on see, et ta on põhimõtteliselt on ta Chevelle teise ninaga, aga mootor on Pontiacil ja Chevil täiesti erinev see 350. Et ei midagi erilist, suhteliselt aeglane, heli tegi muidugi metsikult head. Ta oli kuskilt põhjast New Yorgi ülevalt kuskilt sealt kandist tulnud ka, nii et ta tegelikult oli roostes. Ma seda nagu ei eeldanud väga. Aga põhimõtteliselt sõitis, pidurid olid üle käidud, ta tegelikult oli valmis. Tegelikult ei maksnud isegi kohutavalt palju, aga siis meil oli siuke tunne, et vaataks midagi veel, et nagu ma ei tea, et Eestis kalkuleerisin veits, mõtlesin Eestis ma ilmselt sama hinnaga seda müüa ei suudaks. Ja see kütuse kulu oli tal ka vist, ütles, et tangib korra päevas seda.
et vist ma arvutasin ümber, oli ikkagi 25 liitrit sajal. Et No, isegi USA sealse kütuse hinnaga 3000-4000 kilti hakkab natukene kalliks muutuma. aga need vanad kõrvapillid umbes niimoodi võtavadki. Jah, umbes nii ongi, et me olime arvestanud sellega, et mingi 20 liitrit on okei. Tegelikult see lõpuks me mõtlesime, et olekski võinud selle auto ära osta, et nagu see oli, sest ta oli äge tüüp, ta ütles et tal oli vist isegi Hägertiga mingi kindlustus seal peal, et nagu tegelikult selle auto oleks saanud osta. Me jätsime selle ostmata, sest meil oli nagu mingi muud natukene parema hinnaga valikud ka. seal ei ole ju mingit transiitnumbrit või värki, siis sa nagu ostad selle ostu-müügilepinguga, title, kuidas see on, aga kas ta siis läheb USA-s sinu nimele, kuigi sul ei ole USA seal on numbrid social käivad security't üldse, numbrid ei ole autodel, vaid numbrid on inimestele. ja. Et Ma mõtlengi, kuidas see nagu ost siis käib, et tema oleks selle lahendanud kuidagi. Me käisime seal kindlustuspunktides ja vaatasime, et saaks ka ja põhimõtteliselt, et ilmselt vist ei oleks saanud seda titlit ümber kirjutada, aga vist nagu oleks ka, et see on meil segaseks, aga ühesõnaga selle auto oleks saanud osta ja oleks saanud sellega New Yorki sõita ja oleks leidnud lahendused. Aga seda te ei teinud? Jah, sest me mõtlesime, okei, Texases on üks tüüp, kes nagu, kellel hommikul ei olnud aega, on 2005 aasta Mustang, V8 GT manuaal. Mõtlesime, läheks vaataks üle. Oli nagu väga-väga odav ka. Ja käisime üle. Liikus oli hästi, värv oli muidugi, põlend värv oli ka täiesti kohutav. Aga nagu ta maksis ka, tingisime vist oli eurodes mingi 4000 eurot. V8 manuaali eest, see on juba nagu päris hea hind. See on ikka diil. Need uuemaid nagu saab. Niimoodi, ja siis davai, ostame hommikul, teeme diili, et tee ostu-müügileping ja me võtame kuskilt sularaha välja ja tuleme, korjame selle auto peale. Hommikul lähen sinna, tüübil on vihiku lehe peale, ruudulisele paberile tehtud ostu-müügileping. Ainuke probleem, passis on mingi täiesti teine nimi. Passis oli mingi täiesti teine omanikud. See on mu isa, ta on Mehhikos vanglas. Kas oli, ei olnud, ilmselt ei olnud, ma ei saa seda osta. Sama hästi mina võiksin selle ostu-müügilepingu kirjutada, see on täpselt sama väärtusega. Kui ma ükskõik kellele seda näitan, siis see on väärtused ei jura. Nojah, see on nii. Et ma ei oleks mitte kuidagi saanud seda osta, et isegi kui ma oleks saanud sellega New Yorki sõita, siis ma ei oleks seda mitte kuidagi saanud Eestisse. Ma ei oleks seda laeva peale saanud. Ja laeva peale panekuks kontrollitakse seda. Ja see ikka nii palju peab nagu klappima. Võib-olla oleks saanud kuidagi nii hardada, aga see tundus nagu nii kahtlane. No ja siis see Eestis seda arvele, kui sul pole enda nimele see originaal-titlet ja kõiki neid asju, eks ole. Ja siis see oli juba suht lootus kadunud ja siis enam keegi ei vastanud ka. Aga tagasi selle juurde minna? See oli kaugel ja siis me mõtlesime, et sellel hetkel ikkagi see tundus nagu, et ta ei ole nagu võib-olla nii palju väärt, et ta oli ikka üsna roostes, seal olid põhjas, olid rusikasuurused augud. Okay. Et katuses oli auk. See sõitis hästi, ta oli kõik nagu, mootor oli hooldatud, uued tuled olid, uued pidurid, uus vedrustus, aga kere oli ikkagi suhteliselt nagu tatina. Kere on ikka, ma ütleks, keerulisemast vahel. Selles suhtes sihukest kere, et tal on põhjaloot on suhteliselt sile, et nagu ei ole nii hull, aga ta ikkagi oli natuke rohkem roostes, kui me nagu algselt lootsime, et oleks ta lihtsalt patiina olnud ja nagu väga hull auke ja oleks olnud, siis oleks endast ära ka ostnud. Aga me ei teadnud, ta ei ole Texasest pärit. Et see oli ilmselt see lõpuks kaalukoos, siis me viitsin nagu tagasi minna. Nii. Et siis oli üks tüüp, kes veel vastas, oli Crown Victoria ja see oli sihuke jälle ilma esiklaasita, või esiklaas oli sisse löödud. Ühte ratast ei olnud, mingi asendus oli, Space Saver oli kaasas. Ja see oli maastlaani prügi täis. Ja see oli Tallase ketos, nagu päris ketos. Et sellisesse kohta, kus nagu inimesed üldiselt ei lähe. Aga noh, Aga teie läksite? Ikkagi. Igal pool maailmas mul on inimesed hoiatanud, et ei, sinna ei tohi minna. Aga sul olid jälle need kodutu riideteki seljas, siis on nagu leva. Kõigi kohtade kohta räägitakse seda, samas nagu räägitakse seda ka Annelinna kohta. Et ma olen Annelinnast pärit ja ma võin ka siukseid lugusid rääkida. Kuskil 10. klassis läksin kooli, oli lume sees suur verelaik. Enne pool tundi varem oli
keegi, kes läks prügikasti välja viima, oli surnuks pussitatud. Ma võin ka Anneline kohta seda rääkida, tegelikult reaalsus on see, et tegelikult on see täiesti turvaline koht. Igal pool võib midagi juhtuda. Et see Tallase geto, selle kohta võib ka kindlasti rääkida väga koledaid jutte. No seal ilmselt statistiliselt juhtub lihtsalt rohkem. Jah, juhtub, aga päris maailmas ikkagi inimesed elavad seal nagu rahulikult ja nad tahavad lihtsalt oma elu elada, et mingit vahet ei ole. See huvitav valimise koht, aga tegelikult lihtsalt nagu on. Et majad on veits rohkem räämas, aga nii lihtsalt on. Aga jah, selle autoga ja siis selle title oli ka, et ta ütles, et tal on have title in multiple pieces. Ei, mida iganes, see ei tähenda. Tuli sellega ja see oli nagu nii palju volditud, et see oli 12 siukses väikses tükis. Nagu mosaiik ja siis ta pani selle auto kapoti peal seda niimoodi kokku. Ja ma mõtlesin, okei, no suva, et midagi on, et äkki sellega saab ära sõita, et see oli 1500 € või isegi võib-olla natuke vähem. Et ma ei hakka seda nagunii üle ookeani saatma, et jätame selle Brooklynisse võtmed ees ja kes tahab, see võtab. Aga jah, siis sõbrad ütlesid, et kuule, et ei, see ei ole ikka päris normaalne. Me ei lähe nii. Ja siis on sõbrad, noh. Ja mina oleksin nagu selle otsustanud. Kaua see vahe oleks olnud, kui sa oleks selle autoga saanud seal sõita, siis 10 päeva, 3000 kilti. 1500 või? Jah. No natuke sama, rendiauto oli sama lõpuks. Lõpuks võtsime rendiauto, sest me üritasime kirjutada inimestele, keegi ei vastanud. Ma mõtlen, sa illega oleks palju rohkem lugust jälle rääkida. Ja jõime seal getos õlut ja seal vahepeal tulid ka igast inimest küsima, et mis teete siin ja kes te olete. Nagu mingid valged tüübid on kuskil getos, et mingi vana Camaroga, et mis teete, kõigil oli nagu väga põnev. Mis Camaro teil oli? Meil oli see Turost võetud siuke väsinud rendi Camaro. Et jah, et see ilmselt oli siuke üsna huvitav vaatepilt ja joovad seal getos poes õlut. Ja üritavad mingit autot otsida. Me küsisime neilt ka, et ega teil ei ole midagi pakkuda, siis kellegi vist ei olnud. Et lõpuks võtsime rendika, saime kogemata, saime pick-upi, mingi rämmi ja siis sõitsime sellega läbi. Jällegi arvan, et Eestis, kastikas, tegelikult sellele päris kasutust ei ole, et isegi kui sul see on, siis ilmselt varastatakse kast tühjaks ka ja enamus ajast sajab sinna vihma ja lund sisse. Aga seal nagu Texases nagu sul peab olema kastikas. Võib-olla ma oleks pidanud kohe otse kastikaid otsima, et see oleks võib-olla olnud see. Võib-olla mingi vana kandiline F-150. Ja mingi F-150 või mingi Chevy vana kastikas või midagi sükast, et võib-olla oleks pidanud neid otsima, et võib-olla ma otsisin lihtsalt valet asja. Et neid oli seal küll ja neid oli suhteliselt hea hinnaga ja lõpuks saime kastika ja siis trippisime mööda seda Appalachiat sealt tagasi, aga seal üks kõige silmapaistvam lugu oli vist see, et me üks hetk otsustasime, et sõber ütles, aga mina olin vahepeal load ka ära kaodan. Seal mingi kindlustus, kus me tahtsime Mustangile kindlustust teha, me käisime, ma unustasin load sinna, mul lube, mina ei saanud enam sõita. Et seal olid väga ägedad teed Appalachia mäestikus. Me olime rammiga, ma ei pidanud selle pärast põdema, et meil on siuke auto seal, sest mina nagu ei saanud sõita. Aga sõber oli roolis, vaatas, kaltsukas, lähme kaltsukasse. Ja okei, lähme, pidasime veits hiljem kinni tee äärde, jalutasime tagasi. Mingi prügi, midagi huvitavat siin ei ole. Lähme autosse tagasi, järsku tõmbab kumivilinal mingi valge eskaleid, suhteliselt uus eskaleid ette ja hakatakse kaarima, et mida te varastasite, mida te võtsite meie poest. Mitte midagi ei tea, miks te pilti tegite, siis ta nagu suhteliselt närvis mingi naine mees ja nagu, mida te pildistasite, lõpuks nägin, mul oli suur nagu kaamera ka kaasas. Kes te olete, kus te olete, miks teil Texase numbrimärk on, see oli Alabamas. Et ja lõpuks ta oli nagu nii närvis, ta haaras siit kindalaekas keskest, haaras mingi roosa püssi. Ja see oli mul, mida iganes, nagu, mida sa vehid siin oma tongi püssiga. Pärast ma sain teada, et need on päris. Neid müüakse, need on suht maekad, neil maksa midagi igaüks saab osta, neid roosasid revolvereid. Roosa revolver või? Ja siis see on nagu ma ei teadnud, ma ei osanud seda nagu karta, siis ei olnud nagu, ja siis nagu see laabus kuidagi ära.
siis lõpuks nagu saati, nad rahunesid maha, me näitasime, et me ei ole midagi võtnud, meil ei ole ühtegi pilti ja siis oli see, et kaduge siit minema, et on meie linn, kui te siin kuskil veel olete, meil kõik teavad, et kõik on meie, igal pool on silmad. Siis põgenesime ära. Et me lõpuks saime teada, et millest see kogu probleem tuli, oli see, et me kõndisime sinna, et Ameerikas ei kõnni inimesed. Me kõndisime 100 meetrit poodi tagasi, mitte ei keeranud autot ringi ja ei sõitnud sinna ette. Et sellepärast me olime kahtlased. Et jah, me seal ükskord veel meile ähvardati politsei kutsuda, kui me vaatasime, et tee ääres olid mingid vana moparite surnuaed. Nagu tõesti oli sadu 70. 60. Dodge'i ja Plymouthi tooteid vedeles. Metsas puud kasvasid läbi ja läksime pildistama. Ja siis, kui me sealt hakkasime ära tulema, siis iga keegi karjus öeldi, et teile kutsuti politsei, et midagi veel, et siis me läksime kähku ära. Ja et selle kõrval see vana geto tundub küll täitsa nagu... Ja, palju sõbralikum oli. Alabama oli palju ebameeldivam koht kui Tallase geto. Ja. Aga sealt edasi vist lagus suhteliselt lahe, lihtsalt, et sellised. Aga meil hakkab siin väikselt aeg otsa saama, üks asi on, millest me veel peame rääkima. Muidugi. See Porsche, millest on Safari Porsche töötud. Sellest oli selles autogala üritusel ka projektiautode kategoorias. Buss oli ka. Jah, mõlemad, jah. Mõlemad olid, kuidagi olid see aasta, olid 2 minu autot olid projektiautode finalistid. Et see oli ka viimane autoostu lugu, oligi see, et me läksime Saksamaale Porsche't ostma. Ma olin automaksaks tulemas, ma tahtsin, ma olin kogu aeg tahtnud seda vana 996, just 996 on niisugune kiiret sellest kadunud 60 sekundiga esikaadris oli see sama ja see on kuidagi, osadel inimestel need esituled ei meeldi, minu arust on täiega ajastus see, ma ei tea, laest välja ilmatud probleemid. Aga käisime ka samamoodi, ostsime ühele teisele sõbrale auto, käisime mitut vaatamas, see oli üks, mis oli matsu pannud, oleksin selle ära ostnud, kirjutasin Instagramis selle eelmisele omanikule, kes oli matsu pannud, et mis see seis on, sest ma leidsin auto pealt selle kirja, järgmine päev oli see müüdud, et ilmselt ta ostis seda tagasi. Et ei oleks pidanud kirjutama, sest muidu oleksin selle ostnud, seal ei olnud nagu nii palju teha. Siis käisime paari... Sa oleksid sellega sõitnud koju? Ei, selle oleks tellinud. Meil oli teine auto olemas, et käisime paari veel vaatamas, nendel oli kõigil see, et vasak summuti suitses, see tähendab kohe, et see mootor on kööga. Ja siis läksime Ida-Saksamaale ühte garaaži, kus oli veel üks, et niisugune viimane, mida saame üle vaadata. Ja lambuustega. Täiesti läksin ülesse, Läti auto, mingi Läti ärimehe oma, kes oli ära surnud. Ta läks ilusti käima, ei suitsenud, kõik nagu toimis normaalselt. Oota, korra see vahel, kui 997 on siis raamiga uksed või? Lambuuksed. Kääruuksed. Mis käivad üles. Nagu ees. Keegi oli siukse asja teinud. Sinna, et siuke natukene tuunitud. Hind oli aus, üldiselt nägi kõik hea välja, sisu oli ideaalne, värv oli hea, mootor käis selle hetkel väga hästi. Ja mul oli selleks hetkeks juba suhteliselt kopees sellest otsingust, et ma ostan ära. Ostsin ära, sõitsin isegi Eestis natukene ringi. Manuaal või? Manuaal. Kopee manuaal, ma tahtsin esimese otsa oma kerget kopeed manuaali. Isegi võib-olla ei oleks tahtnud 4-veolist nii väga, ma oleksin tahtnud LSD-ga tagaveolist, aga see mingi hetkel sa ei saa kõike valida. Et need Porsche'd saab väga kergelt tagaveoliseks teha, ongi, saab lihtsalt võtad asjad ära, paned pärast asjad tagasi. Hästi lihtne. Neil palju vahet ei ole. Ja Eestis sain suhteliselt kiiresti aru, et meil nii hullult üle saanud, et seal oli ilmselt veepump ära lagunenud, plastikust veepumbad, need ajaga lihtsalt lagunevad ära. Kill läheb jahutusvedeliku torustikku, seal tekib kuuma väike pesa ja tekivad plokikaande võrad, mahlad jooksevad kokku. Need jooksevad õnneks üldiselt jahutusvedelikku, mitte õlisse. Ja okei, oli sees, aga äkki see on nagu vana jääk, et seal on korda tehtud. Ja ilmselt seal oligi üritatud korda teha. Aga seal olid pandud õlipumbad tagurpidi. Need, mis bokseril ei jookse õli loomulikult karterisse, sa pead selle pumpadega sinna tagasi viima.
ja need pumbad, sa saad neid pumpa panna 4 erinevas asendis, kahes asendis jookseb see kohe kokku. Ühes asendis on niimoodi, et lihtsalt õli ei jõua, ta peab nagu nii palju, kui ta omal jõul jõuab, nii palju jõuab. Ja ühesõnaga õlisurve oli kogu aeg, ta oli olemas, aga ta oli natuke madal ja ilmselt see tappis mul silindrid ära. Ja seal mitu asja veel, et siis ma pidin kogu selle mootori ise uuesti ehitama. Kui sa vaatasid neid hinnapakkumisi, mis olid, et kui sa lased selle töö kellelgi teha, siis need olid algasid 20 000 eurost. Kui seda raha ei ole, siis ma tegin endale ise asjad selgeks ja ehitasin selle mootori ise. Ja mul oli kogu aeg plaan Safariks teha, nii et ma tõstsin selle kõrgemaks. Ja siis välja, et natukene rallika, vanakooli rallikrukk, ma ei tahtnudki teha päris off-road pilli, ma tahtsingi teha et miks sa peaksid ostma Subaru Impreza, kui sa saad samasuguse Porsche teha. Hea, väike infoke ostsid kaasalt. Jah, et samas hinnaklassis, sama jõud, NA taga metsikult grippi, saad teha tagaveoliseks, saad teha 4-veoliseks, saad tõsta, et nagu kõik sellised samasugused omadused, samas tundub nagu oluliselt erilisem. Et jah, täna see auto üldse jälle sõidab, aga ikkagi ma avastasin, et kuigi ma vaatasin, et üks plokigaas on vahetult, ma arvasin, et sellega olin lahendatud ja ma olin laisk, ma ei survestanud plokigaasi üle. Ja ikkagi oli see mõra seal olemas. Ja seal oli üks tihend ka, et ikka paned nii palju asju teed, siis mõni asi jääb ikka kontrollimata, et nuka keeramine põhimõtteliselt maanuses olenud oli ka läbi, et siis ma sain veel korra selle mootori maha võtta. See õnneks ei ole väga hull töö, aga teist korda on lihtsalt seda tüütu teha. Aga tegin ära, et äkki nüüd see nagu käib natukene. Kaua see nagu alates siis avastusest, et kui sellel ikkagi pekkis kuni selleni, kui sa selle nagu sõidukorda said, kaua see periood on olnud? No ma vahepeal sõitsin sellega ikkagi, sõitsin esimesel sügisel sellega 1000 kilomeetrit ja ma sõitsin teisel sügisel, kui see valmis sai 1000 kilomeetrit. Et vahepeal aastake või pool aastat isegi, aga see mootori remont? Ta oli eelmisest kevadest eelmise sügiseni oli siis ja nüüd on jälle, ma oleksin saanud ka selle jaanuaris ette võtta, aga garaaž on selline väike ja külm, siis -20 ei olnud mitte mingit huvi, sest mul ei mahu auto garaaži niimoodi, et ma saaks selle maha võtta, siis ma peaksin nina välja lükkama. Et ma teen kodus sükeste piiratud vahenditega nii hästi, kui vähegi võimalik on seda tööd. Et talve mõnusid sa ei ole saanud siis nautida sellega? Ma tahtsin, mul olid naastud all seal juba, ma olin valmis, aga siis ma avastasin, et kurat, see on ikkagi, ma olen paar korda saanud nagu linna vahel paar liugu teha, aga see on ka kõik, millega see piirdub, et tegelikult väga tahtsin sellega jäärajale minna. Ja Lambo uksed võtsid ka ära? Lambo uksed võtsin ka ära ja see on need aftermarket Lambo uksed on, nende häda on see, et nad ei tõuse otse üles. Nad teevad niimoodi ja siis tõusevad otse üles. Need on siuke, nad olid küll nagu väga, see kitt maksab mingi 3000 eurot uuelt. What? See oli nagu margipõhine, see oli saksa tüviga kitt, aga ta ikkagi teeb niimoodi, sa ei saa lihtsalt teistmoodi ja need on minu jaoks, et need läksid eBay'sse müüki. Ja läksid ära või? Jube kaua müügis, aga lõpuks läksid ära. Aga praegult selles mõttes sõidab? Ma just pühapäeval panin mootori peale, et seal on veel nipet-näpet, et seda jahutusvedelikku paar korda läbi päästa ja siis peaks okei olema. Aga palju sa seal siis nüüd nagu neid muudatusi teinud oled? Sa ütlesid, et see Safariks tegemine ja kõik see? Ma olen tegelikult need muudatused on võrdlemis lihtsad, et sa saad nagu, ma olen kõik teinud niimoodi, et ta oleks bolt-on, et sa saad kõik selle ära võtta. See auto on täpselt nagu, et tagalukk on vahetatud, kogu vedrustusele on klotsid vahele pandud, ehk siis sa ei keeraks geomeetriat täielikult võssa. Et siis nagu sillad on kogu täiega mingi 3 senti tõstetud ja siis kõik amordid on 5 senti tõstetud. Et ma siin mõtlesin selle peale, et kas ma teen coiloveritega, klotsidega, praegu ei klotsidega, et on täiesti originaalvedrustus, on kõrgem ja suurem rehv. Ja see on esituled ja sisu sai tehtud natuke temaatilisem. Amordi käiku siis ei muutnud? Amordi käiku ei muutnud, noh. Aga saaksid või kui sa paneksid pikemad amordid?
koilidega saaks kindlasti, okei. aga kas on vajadust? kas on otseselt vajadust? Ta on suhteliselt hea, ta ei ole nagu väga väikse amordikäiguga. Nii, aga sa heitsid sükse auto, noh see ju ei jää siia, sinu nüüd seda tausta kuuldes ja kõik, et kuhu sa sellega on mingisugused plaanid ka juba, et kuhu ette võtta? Ei, sellega ma arvan, et ma ei hakka, kui siis nagu kuskile Euroopasse võib-olla, aga no see tundub küll nüüd asi, mida ma ei tahaks uskuda väga. Safari viitab Aafrikale tavaliselt. Ma arvan, et see on pigem siuke, et saab Karulas sõprade juures kehval teel käia ja saab kalal käia ja jäärada sõita ja siuksed asjad. Et mujale peaks ikkagi, ma arvan, see kollane T3 sünkra viima. Et unistus oleks, et saaks läbi teha Pan-Ameerika maantee. Ei tea millal, ei tea kuna, ei tea kuidas. Seal on väga palju probleeme selle auto saatmisega. Kui mul on näiteks koer, tema tahaks kaasa võtta, see on nagu kõige raskem osa. Auto saab saata, paned konteinerisse, saadad. Koer on väga raske kaasa võtta. Oota, sa tahad, et just selle autoga saaks seal sõita? Selle T3 sünkraga. Et ma tahaksin teha tulemalt Alaskale kogu selle maantee läbi. 40 000 kilomeetrit vist, kui kogu tee võtta ette. Ja koeraga on jah see, et nad pannakse sinna pagasiruumi nendel pikk. Ja seal on see ka, et sa ei saa seda teed täielikult läbida, et seal on vahel siuke moodustus nagu Darrieni käpp, kus on 60 kilomeetrit džunglit, kus ei ole teed. Panama ja Kolumbia. Ja, et selle läbimiseks tuleb jälle võtta konteiner, mis on jälle kallis. Seal ei ole praami vahel või? Ei ole. Mööda maad. Poliitiliselt ei saa, jah. Et sa, no põhimõtteliselt on row praam või konteiner, aga see on sama hea, kui saata üle ookeani. See võtab 3 nädalat lihtsalt bürokraatia pärast. Et see, need 2 asja, et koera sinna saamine ja selle läbimine on nagu need. Kõlab nagu 2 jupis reisi tegemine. Jah, see on ka üks võimalus. Et on, see läbimine on nagu maru tüütu. Kaua sa seda plaani oled juba hoodanud? Päris pikalt, aga jah, et neid asju ei ole hästi suutnud lahendada, et siis peabki mõtlema ja vaatama, kuidas see nagu jällegi, et kas üldse on, tahaks kangesti, et selleks on see auto tehtud, aga kas sellega päriselt ka saab, kas see lihtsalt nagu võib-olla on see, et lendaks pooleks aastaks Lõuna-Ameerikasse, ostaks sealt lihtsalt auto ja käiks sellega, et võib-olla on lihtsam odavam, et ja siis teine samaväärne auto näiteks võtta lihtsalt. Jah. Kui leiab, ilmselt midagi leiab. Ja teine mõte, mis on olnud, on ka selle sama bussiga, et tahaks minna nendesse Kesk-Aasia standidesse. Kasahstan, Tadžikistan ja kõik need riigid. No see on ju täitsa tehtav. Arvestades häälega. Meil on üks vastik naaber siin vahepeal, see on see, mis teeb selle natuke keeruliseks. Läbi Türgi vist saab. Jah, läbi Türgi saab, üle Kaspia mere saab. Et see on selline maru tüütu tiksumine sinna maru aja. Kuule, sa enne rääkisid, kuidas sa Vietnamis käisid pool aastat häälega. Mis sa nüüd siis? Ei, no seda muidugi, aga sa pärast pead selle sama teed tagasi sõitma. See on see. Kui saaks kuidagi ühe otsa saata selle auto, et see oleks võimalus. Aga muidu saad ju võtad treila selle last sinna peale oota. Usbeki käib transport küll. Jah, käib ja sa põhimõtteliselt saad Aserbaidžaanist üle Kaspia mere sõita ja siis sinna liikuda. Nii et ei ole probleeme, on lahendused. Ilmselt selle võiks küll üks hetk ära teha, et see on palju. Kuule, aga ma arvan, et järgmine kord, kui sa meile külla tuled, siis sa tuled, räägid meile kas sellest Pan-Ameerika teest roadtripist või siis sellest ja ma arvan, et enne kui me jõuame küsida Peetrilt selle oma tüüpküsimuse, on aeg jälle soovitada inimestele, et kui sa ei taha olla nagu Tallase getos katkise esiklaasiga, siis võtta Glassdrive'iga ühendust ja pane endale uus ikkagi. Ja selleks, et pikad maad hästi üle elada ja auto peaks vastu, siis uued rehvid hea alla panna ja palktäärist saate valiku. Täpselt nii, aga nüüd Peeter, mis on see üks asi, mida ei tohi kunagi oma autoga teha? Ei tohi seda väga seisma jätta. Iga autoga tuleb kilomeetrit koguda. Et esiteks lihtsalt kõik asjad kipuvad ära lagunema, kui nad seisavad, aga teiseks need autod on nagu kõik selleks tehtud. Vahet pole, kas on Porsche, Ferrari nagu sõike. Need on sõitmiseks, need ei ole selleks, et kogud 10 tükki garaaži ja hoiad neid lihtsalt seal mõtet. Hea vastus. Aitäh sulle, Peeter. Üli huvitav vestlus oli sinuga. Et aga teiega kohtume järgmisel neljapäeval. Vaatamast, kuulamast
muidugi ärge unustage haarata ka Petri raamat ligi endale. Siis, kui see välja tuleb, on see juba raamatupoodides müügil, nii et. Väike Pöidla käsiraamat. Just. Täpselt nii, aga näeme jälle.